tulnud Kadrile külla ja hakkame täna rääkima lastest ja sellest, kuidas siis on beebiga kodus olla. Et räägi, Kadri, et sinu laps saab nüüd 7-kuuseks juba, et kuidas see aeg on möödunud? Kiiresti, nagu liiga kiiresti. Ja ilmselt seda sel põhjusel, et kuna lisaks emale, kes on praegu 6-kuune, aga kohe 7-kuune, on mul ka nüüd juba 6-aastane poeg. Ja see teadmine, et see aeg lähebki nii ruttu ja nii märkamatult. Et see on mul lugu, et ta justkui nagu alles sündis ja samal ajal nüüd ta juba käputab ringi, ajab ennast toenajal püsti, jutustab, tegutseb, toimetab, et oleks võinud nagu kauem aega väiksem olla. Et isegi võiks nagu kauem väiksem olla, jah, kui niimoodi võtta, et esimese lapsega sa ei oska seda nagu hinnata võib-olla nii palju. Et sa pigem nagu muretsed hästi palju mingit asjade üle, sest et sa ei tea, et järgmine hetk tuleb mingi uus periood, mis on võib-olla veel hullem kui see eelmine periood, mille pärast sa hetkel muretsed. Aga teise lapsega sa tead, et need on lihtsalt täiesti loomulikud etapid, need lähevad mööda, tulevad uued ja toredamad. Emal on siin üks vahva sõber. Ja minul siin on ka üks vahva sõber, kes paneb sülle. Järgmise video me teeme muiduks mopsidest. Ja, Liisa, sa pead natuke ootama, siis tuleb sõbrannaga külla. Minu teine tütreke. Aga kuidas su laps, siis su poeg leppis beebisünniga? Kas see oli tema jaoks, kas oli natuke ikka selline kuidagi võõrastav tema jaoks, kas ta oli näiteks armukade või ta võttis ikka suure õõmuga põekese vastu? Tundub, et mina olen oma selle eeltöö nagu piisavalt hästi teinud, et kui ema oli kõhus, siis tehti talle iga õhtu musikalli öösel ja sooviti head und enne magama minekut ja täpselt sama, kui ta tuli välja, on see siiamaani jätkunud 6 kuud, tehakse iga õhtu ikkagi musikalli ja õeke on nagu hästi kallis, et tui, et ei ole nagu käitumises, ta ei näita küll välja, et ta oleks armukade. Et ma näen, et ta igatseb nagu tähelepanu ja et ta tegelikult natukene jääb sellest nagu ilma, et ma tunnen seda ja ma näen seda, aga ta ei näita seda nagu kunagi välja või ta ise ei kurda selle üle. Pigem ikka rõõmustab. Pigem ta ikka on väga rõõmus ja õde täpselt samamoodi, et emale väga meeldib jälgida Arturit ja ta alati kilkab ja naerab. Ja Artur samamoodi ise hästi nagu mängib emaga ja arvestab temaga ja teebki talle nagu nalja. Et see on tegelikult väga äge. Et oled sa praegu rahul sellise, et on nii nagu sul praegu elu on, et oled lastega kodus või sa nagu igatsed midagi muud? Et kas sa nagu naudid täielikult 100% seda praegu, et lapsed on väikesed? Või sa juba tahaksid kuhugi tööle minna või rohkem väljas käia või midagi? Hetkel olen ma eluga vägagi rahul. Hetkel, ma ütlen, et nad kasvavad nii kiiresti ja ma tahaks nagu võimalikult palju endast anda ja see pool aastat on läinud nii kähku, et ma mõtlengi, et kuhu see aeg kadus, et ta on juba tegelikult nagu nii suur ja asjalik. Et mis beebi, et tegelikult on juba täitsa suur tita. Ja teine asi, et mul on nii hea ja hoolitsev mees, et ta nagu mõistab mind ja saab minust aru ja laseb mul käia väljas, kus ta ongi 3 tundi ise lapsega kodus, peale mida tuleb emal söögiaeg, milleks on mind vaja. Ehk siis ta on toonud ka näiteks restorani lapse sinna, ma olen emale söögi ära andnud ja ta on läinud lapsega koju tagasi ja mina olen saanud kella 12 väljas olla. Et neid õhtuid ei ole palju, aga vahel ma käin ja vahel on tore. Ma just järgmisena tahtsingi küsida, et kui palju su mees tegeleb lapsega? Jällegi see beebi on rohkem ikkagi selline emmede teema. Jällegi ma nagu kiidan oma meest. Ei tohiks avalikult kiita. Aga kuna esimese lapsega ma olin ikkagi ka üsna nagu jõuetu natukene alguses ja mu mees on nii tubli, siis tegelikult esimesed mähkmed, esimesed nagu need asjad tegi tema lapsega kõik, sest et mina lihtsalt ei saanud ja tema tõi nii-öelda mähitud ja korda tehtud lapse mulle ainult söögi ajaks.
ja emaga samamoodi, et kuna mul oli keiser emmaga, erakorraline keiser, siis ma selle keisrihaavaga ei saanud nagu mitte sinna intensiivi joosta, et temaga seal tegeleda ja tegeles jällegi mees ja nii-öelda õpetas mees mulle, kuidas tegelikult mähkida või kuidas asju teha, onju, et ei ole midagi, et tema nagu kätt ennem külge ei pane, kui saab kalale juba minna, onju. Et ma tean, et on selliseid mehi ja ma ei ütle selle kohta midagi, aga mina olen pigem nii kasvanud üles, et see side nagu lapse ja isa vahel võiks olla midagi sama tugevat kui lapse ja ema vahel. Ehk siis isal on samamoodi 2 kätt küljes, mõistus peas, et miks ta siis ei peaks nagu tegelema temaga. Ja õnneks ma ei ole pidanud seda nagu kuidagi nõudma või paluma või lootma, vaid mul mees ongi selline, kellel on magnet kõhus ja kõik lapsed tema järel jooksevad ja tema nendega nagu kõikidega hea meelega tegeleb, et see on nagu väga vahva. Väga tore. Et kas ja kui palju sa mõtled sellele, et kunagi jõunud pabermähkmed, jõunud pesumasinid, et kuidas siis naised hakkama said, et praegu tegelikult on ju ikkagi väga lihtne võrreldes selle ajaga. Et kas sa mõtled nagu sellisest minevikust või mitte pigem? Ma ikka mõtlen kas või seoses nii-öelda marlimähkmed, mida pidi nagu päev läbi pesema, et kui ma nagu vahel päeval mõtlen, et ma täna ei jaksa süüa teha, et see võtab nii kaua aega ja siis mõtledki nagu selle peale, et aga omal ajal tegid lisaks söögile veel nagu iga kord oli vaja ära pesta ka marlimähkmed ja nii-öelda õmmelda riided, sest sa ei saanud minna poodi lihtsalt riideid ostma, eks ju. Sa tegid kas ise või sul ei olnudki midagi põhimõtteliselt. Või siis olidki, riided olid sul 10 lapse poolt kantud, mingid lellepoja omad, onju. Ja ka need tuli kuskilt nagu raske vaevaga saada, eks ju. Et muidugi ma olen tänulik selle üle, mis meil praegu on. Ja ikka mõtlen selle peale. Ja peale seda, kui ma olen lapse ära sünnitanud ja kätte saanud, peale seda ma vaatasin ka üleüldse naisi nagu hoopis teise pilguga või emasid siis. et see on ikka väga hull vägitegu tegelikult kanda last, et ära sünnitada ja ka sellega ju see pidu veel ei lõppe, siis alles kõik algab. Kogu töö ja vaev, et kasvatada neist sellised toredad inimesed. Kui palju sa mõtled tulevikule, ehk lapse tulevikule sellele, et mis temast võiks saada või kas sa nagu mõtled, sul on mingisugused unistused, lootused või kas sa näiteks pigem oled mures nagu vaadates seda maailma nagu sellisena, nagu ta meil on? Nende unistuste või lootustega on nii, et need on mu lapse unistused ja lootused, kelleks nemad tahavad saada. Kas ma olen mures? Muidugi ma olen mures, sest ma olen ema, igaüks, kes on ema, teab, et sa ikkagi natukene nagu muretsed, et ma tean, et mul on nii ägedad lapsed, et nad saavad elus igal juhul hakkama, aga sa oled ema, sa ikkagi natukene nagu muretsed, aga teisalt nagu ma selles mõttes ei muretse, et ongi, et mina ei hakka nagu mõtlema, et kelleks nad nüüd suurena saama peaksid või mina annan endast parima, et neist saaksid viisakad, arvestavad, mis iganes, eks ju, aga et poeg näiteks räägib mulle, et tema saab kõigiks. Ta hakkab presidendiks, ta hakkab remondimeheks, ta hakkab nagu kõigeks, et ta tahab kõike teha. Seda ka muidugi, aga seda tulebki teha, et täpselt seda, mida sa tahad, seda tulebki teha, et kui seda kõigiks saada, siis sa võid kõigeks saada, eks ju. Ja kas ma muretsen nagu selle meie ühiskonna pärast? Vahel netis mingid tigedaid kommentaare lugedes kuskilt beebigrupist või siukseid õelaid asju, siis ma küll mõtlen et kuidas me saame nagu nõuda oma lastelt, et nad oleksid tolereerivad teiste suhtes, kui meil on täiskasvanud, kes tegelikult ise nagu täiskasvanutega justkui nagu õelutsevad või nii-öelda mingisugune ärapanemine käib. Aga teisalt mina saan olla ainult anda endast parima, üritada õpetada oma lastest andma endast parimat ja nii on. Elus juhtub see, mis juhtuma peab. Ma saan nagu, mitte et ma ei saa mitte midagi teha, aga samas ma ju ei saa nagu võib-olla 1 sekundiga tervet maailma keerata nagu siin niipidi, nagu ma seda, nagu mina tahan, eks ju.
nüüd me vaatame nüüd, milline su päev siis välja näeb beebiga. Nii hästi maitseb. Kas nii hästi maitseb?